Tere siis ka minu poolt, et ma pean ka alustama tegelikult nende sõnadega, et olen siinkandis päris esimest korda ja kuna ma kuidagi ekstasin ka siin, siis ma tulin läbi Tuvala ja päris põnev ja huvitav ja Kohila selles mõttes jättis väga hea mulje läbi siit sõites. Ja veel kord ka mul on hea meel, et professor Eamets siin need raamatud, millele ta tähelepanu pööras, need on ka Swedbanki poolt välja antud raamatud, et meil on juba circa 10 aastat selline traditsioon, kus me siis iga aasta võtame mõne sellise huvitaval teemal kõneleva raamatu, tõlgime ja siis oma klientidele neid ka jõulukingitustena kinkime. Aga mina Airaniga lõppjuhin Swedbankis äripangandust, et äripangandus iseenesest meil tegeleb sellise kahe suhteliselt suure segmendiga, need on siis SSC segment ja SME segment, ehk siis väikeste klientide segment ja väikeste keskmise suurusega klientide segment. Et meil selliseid kliente on circa 100 000. Neid, kes meil aktiivsena tegutsevad või kes peavad meid oma üheks kodupangaks, neid me julgeme öelda on circa 67 000 klienti, nii et tegemist suhteliselt suure segmendiga. Kui me Eesti numbreid vaatame, siis Eestis on üldse kuskil 130 000 äriühingut, eks, ja kinnisvara selles mõttes ei ole minu selline otsene nagu igapäevane tööülesanne, et pigem erinevad protsessid, klientide rahulolu, kanalid ja kõik nii edasi, et kõik need 70 000 või 67 000 klienti saaks siis edukalt rahulolevalt teenida. Aga kinnisvara on kindlasti panga mõistes väga oluline sektor. Meie 4 miljardilisest portfellist siis circa natukene alla 30% on tegelikult kinnisvaraga seotud. Rääkimata veel siis ka tegelikult nendest varadest, mis ei ole otseselt nagu nii-öelda kinnisvarasektoriga seotud, aga on erinevates sektorites toimetavad ettevõtted, kes siis kinnisvarasse investeerivad. Ja korraldajate ootus oli see, et kas siis tekitada nagu selle maa ja linna vahel sellist nagu teemat ja ma ise siis aretasin siit nagu edasi küsimusena, et kas siis kinnisvara on keerulisem finantseerida maal kui linnas. Ja ausatades kohe tekiski see nagu huvi, et tegelikult natukene nagu filosofeerida, et mis on maa ja mis on linn, eks, et kui me võtame ma võtsin siia ühe joonise kinnisvaratehingute aktiivsust maakondade lõikes, nii et iseenesest see joonis tähendab siis seda, et mida tumedam värv, seda suurem kinnisvaratehingute aktiivsus kuskil piirkonnas. Eestis on 47 linna, sain mina sellise numbri kätte. Nendest siis 10 on sellised maakondade nagu pealinnad, eks ju, ülejäänud on maakondade sees paiknevad linnad ja teps mitte on näha, et ei ole see aktiivsus sõltumata sellest, kas sa oled nagu nii-öelda linn, ei ole see aktiivsus ühesugune ja loomulikult kõik saavad aru, et see ju korreleerub elanike arvuga selles piirkonnas, mida rohkem elanikke, seda rohkem ka ettevõtteid, seda rohkem uusi alustavaid ettevõtteid, seda suurem majanduslikult aktiivsus, nii et see pilt seda näitab. Võtsin täiesti jälle suvalised pildid, need on illustratiivsed, need on selles mõttes, ma ei tea selles mõttes nendest hoonetest, nendest asulatest mitte midagi, et võtsin 2 vaatasin ilusat maja, nad näevad suhteliselt ühesugused välja, võivad olla ka ärikinnisvara, eks. Et pigem, millele ma tahangi rõhuda, on see, et näiteks kui me võtame, et oletame, et sellel Pajusi külaliste maja on olenemata sellest, et ta on väiksestatud külas, kui seal on näiteks korralik leping kohaliku vallaga, pikaajaline, headel tingimustel, siis tõenäoliselt on tegemist sõltumata sellest, kas ta on maal või linnas väga hea varaga. Võtame näiteks seesama lasteaiahoone seal, jällegi oletame, et seal on mingisugused kitsendavad tingimused, ma ei tea, näiteks mingi hoonestusõigus või mingi muu piiravate tingimustega leping, nii et pigem siin ühe teemana kinnisvara puhul ütleks, et väga oluline on tegelikult selle vara likviidsus.
sõltub mitte see, et kas oled nagu maal või linnas, vaid likviidsus. Ja võib-olla huvitavaid numbreid veel, mis ma siin seda teemat kokku pannes leidsin, et sedama Maa-amet tegelikult ütleb, et Eestis on näiteks kõige odavama ja kõige kallima korteri mediaanhinna vahe ligi 100-kordne. Või näiteks, kui me võtame eelmise kriisi, ehk siis see 2008 aasta kriis, siis ka näiteks Tallinnas korteri hinnad 2009 võrreldes 2007-ga mediaanhinnad kukkusid 50%, kuigi ma arvan, et tegemist on äärmiselt likviidse turuga, siis mingil ajahetkel see ei olnud seda teps mitte. Et kõik sõltub ju ka selles mõttes, kust kui kõrgelt või kaugelt sa seda teemat nagu vaatad, et Saksamaal kinnisvara hinnad samal perioodil tegelikult kukkusid ainult 4% siis eelmises kriisis, nii et ehk siis, et kui me kinnisvara finantseerimistest või meie siis nagu panga poole pealt peame oluliseks ja millele tähelepanu kindlasti tuleb pöörata, on selle vara likviidsus. Siis teine teema, mis kinnisvarast me üldse räägime, et jällegi illustratiivsed pildid, aga tundub olevat tegemist mingi puidutööstusega, mingi höövel või mis iganeseks. Et kui see vara, oletame, et see puidutööstus selle hoone ehitamisel esitab kinnisvara arendajale mingisugused spetsiaalsed nõuded. Näiteks oletame, et mul on vaja mingil põhjusel sinna teha, ma ei tea, suurem betoonpõrand või ventilatsioonisüsteem on mingisugused erilised nõuded. Et see puidutööstus on valmis maksma nende täiendavate investeeringute eest sellele kinnisvara rajajale. Või võtame näiteks lauda, et selle lauda puhul mitte ei ole see ruutmeeter ei ole niivõrd oluline, vaid oluline on see, et kes see seal sees nagu tegutseb, kes on see põllumajandusettevõte, kes seal loomi kasvatab, milline on tema võimekus seda kasumlikult teha. Lauda puhul veel omakorda, kui loomad tahavad süüa, siis seal ümber peab olema ka tõenäoliselt põllumaa, sellepärast, et vastasel juhul meie näeme näiteks seda, või ütleme siis niimoodi, et meie finantseerimispõhimõtted on ka need, et näiteks lautasid me ilma põllumaad ei finantseeri, sellepärast, et vastasel juhul sellel hoonel lihtsalt ei ole järelturgu. Ja võib-olla siis nagu teisese näitena või vastandugu näitena jällegi, kui me võtame ühe büroohoone, mis on suhteliselt selline standardne, eks ju, et on sul vaja ettevõttel laudu toole, kui temal ebaõnnestub see äri, tuleb järgmine, võtab need lauad toolid ja on suhteliselt nagu lihtsalt uuesti välja renditav. Ehk see nii-öelda see mõtteteravus, võib-olla mida sellest slaidilt nagu võtta ongi see, et kui mingi vara on nagu eriotstarbeline, siis sellised nagu teise ringi rentnikud on tavaliselt vähem maksavad hinda. Ja eriti kui rääkida nagu maapiirkondades, siis siin on ka väga oluline veel see, et millised on kuskil kellegi nagu huvid, et mõnikord on, kui meil on nagu seda, ütleme, turuväärtused, mida me varade puhul hindame, et seda on nagu väga raske võtta, eks, et teinekord on nagu nii, et hindasime üle, hindasime alla, siis väga sõltub palju ka sellest, et kelle just konkreetselt nagu see vara võiks nagu sobida, et kui siin selle lauda ümber on kellelgi näiteks tahab oma põllumajandust laiendada ja tal on oluliselt põllumaad, siis ta võtab selle hinnaga. Kui sa tegelikult sellist põllumehest läheduses ei ole, siis on väga raske seda vara hinnata. Ja viimasena on tegelikult siis, räägiks, või kolmas oluline punkt meie mõistes on siis, et millisest ettevõttest tuleb rahavoog. Millele tasub siis mõelda on see, et kui tugevad on rentnikud finantsiliselt, kas sul on üks rentnik või 10 rentnikku, jällegi väga oluline, kui sul üks rentnik läheb ära, siis on sul 100% rahavoogu läinud, kui sul 10-st üks läheb ära, siis 90% rahavoogu säilib.
tehingu puhul on tegemist äärmiselt kapitalimahuga investeeringuga, kus tavaliselt laenugraafikud on selline 10–15 aastat, nii et väga oluline on jällegi eelmised ettekandjad ka, et mis on see ärimudel. No loomulikult ma olen seda toonud väga nagu üle võlli nagu näitedeks, aga siiski, eks, et siin vist paar aastat tagasi, kui mitme tõmblusettevõtted Eestis oma ärid sulgesid, eks ju, sellepärast, et lihtsalt see ärimudel enam ei töötanud siin ja praegu oli liiga tööjõukulukas ja need mudelid liikusid teistesse riikidesse. Rendilepingu pikkus ka. Ehk siis nii investorid, sealhulgas ka panka, et huvitab rahavoog ja kinnisvara väärtusarvutused tehakse siis rahavoo baasilt. Nii et kokkuvõttelt jah, ma tegelikult selle maa ja linna vahel, et pigem see ei ole nagu oluline, et kas tegemist on nagu maa või linnaga, et meie pangana nii lihtsustatult küsime ikka oma 3 sellist traditsioonilist küsimust, tõenäoliselt ma kujutan, et pangad või selles mõttes need mooduvad võib-olla rohkemateks küsimusteks, aga laias laastus tegelikult millega ettevõte tegeleb, milleks raha soovitakse, millisest rahavoost laen tagasi makstakse. Ja võib-olla ma vaatasin, et meil on õhtul see paneeli osa, eks, et kindlasti üks selline, ma arvan, kõige suurem küsimärk on just sinna nii-öelda maale finantseerida, siis tegelikult see, et mis on see tagatise turuväärtus. Kõige suurem konflikt tekib seal, et ehitushind Tallinnas ja Põlvas on suht-koht sarnane, aga tagatise turuväärtust, see on selles mõttes isegi täitsa markantse, ma mäletan, et Ida-Virumaal üks investeering tehti, see ehitusmaks siis 1 000 000 eurot ja kui ma õigesti mäletan, oli see turuväärtus vist hinnati 400 000, eks, et seal on tegelikult see konflikt sees. Aga samas, kuidas ma ütlen, et kui on olemas investor, kes mingistel erinevatel põhjustel, ma arvan ka, et seal paneelis jõuame sinna lähedale, on valmis maale investeerima, siis tegelikult tänasel päeval see tagatis enam selles mõttes ei ole probleem, tegelikult sellest saab üle. Swedbankil on olemas Euroopa investeerimisfondi 2 sellist garantiiprogrammi Cosme ja Easy. Cosme on küll pigem sellisele suuremale ettevõttele kuni 1,5 miljonit laenusumma. Ja loomulikult siis Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Krediidi Ekspordi Sihtasutus mõlemad ka neid tagatisi kenasti jagavad, eriti on just käesolevas perioodis on kõvasti see aktiveerunud. Ja ausalt öeldes sellega minu